donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Jälle on hommik. Saime Napolist siis välja nüüd. Hull liiklus, tõesti kohutav. Aga nüüd siis suundume Rooma poole ja kohe peaksime kiirteele siis saama. Või juba saimegi põhimõtteliselt. Ja nüüd siis Rooma ootab meid. Oleme siis jõudnud Rooma eeslinna ilmselt. Igal juhul Rooma silt juba oli. Pärast vasakpööre. Ja nüüd on meil siis 8,5 kilomeetrit hotellini. Et katsume seda üles leida. Julia Guest House oli meil see. Jõudsime siis Rooma. Julia Guest House, selline väikene tuba. Aga muidu esmapilgul tundub armas. Voodis on niimoodi kõik. Nüüd on kommid ja roosid ja südamed ja mingi väike oli Induse ju. Indu vanamees oli pisikene, väiksem kui mina, minust lühem. Aga väga hästi rääkis. Juhatas meid sisse, hommikusöögi peame ise niimoodi siin tellime ära, mis me tahame ja siis paneme kella aja, mis kellaks me süüa soovime ja siis nemad toovad tuppa meile selleks kellaks söögi. Näitan või seda vannituba ka siis. Vannituba on siis selline. Siin on kohe duširuum. Ja siit siis saab siis siia taha veel minna ja siin taga on siis WC. Et sellised ruumid siis. Näidata tänavavaadet ka aknast, mis avanud. Meil ongi siia peatänavale kohe või? Siit samast me sisse tulimegi. Ei, sisse tuli mingi nurga. Me tulime seal. Okei. Tuba number 4 on meil. Siia panime siis kirja, et meie soovime kell 9 süüa. Ja ümbriku sisse panime oma hommikusöögi soovid. Saatsin näidata, selline lift on meil. Väravad kinni ja siis läheb sõiduks. See on meie hotell väljas siis, ega ta siit eritesti peale ei jää, seal teisel pool tänavat, aga siit uksest me siis sisse käime ja üles 5. korrusele. Vihma meil praegu sajab, aga no ma ei tea, ma loodan, et homseks on äkki vihm üle, et see on ikka täna õhtul lasta siis natuke sajab. Tulime siis kohvikusse, hästi ilus värviline kohvik on, ikka laud on ise värvi, nüüd tuleb välja, et nõud on ka värvilised. Vesi toodi ka kohe kõrvale. Huvitav, et nendel on see komme tuua selle vett kõrvale. Ostad mingit kohvi või cappuccinot või midagi, kohe tuuakse sulle klaasiga vesi ka. On ju? Ja siis vaata, mismoodi pargivad. Siin tahtsin seda näidata, keset ristmikku pannakse auto nii nagu juhtub. Ja vahet ei ole, väga hea ju. Täpselt õige. Peab ikka midagi vaatama. Kus? Calvin Kleinist või? Sulle teksad uued. Ma ei tea. Siin ka ikka tuututavad. Võime toidupoodi korra. Vaatame, mis siin müüakse. Ma teen pätti ka natuke. Poes tegelikult ei tohi filmida. Poes ei tohi, jah. Ma ikka filmin. Mis värskeid asju?
Seal või? Lähme vaatame lähemalt või? Kinni. Ma jõuan veel filmida kiiresti, enne kui ta luugi alla laseb. Tere hommikust! Hommikust! Aga meile toodi süüa. Vaat niimoodi. Ja vaata, need siis ongi omletid või need on mingi pannkoogid, aga mitte omletid. Ja siis siin on röstsaia, väidetavalt peaks seal sink ja juust vahel olema, kohvi ja cappuccino, mahla ja siis veel mingid sellised asjad, mille kohta ta ütles, et meie küll ei tellinud, aga kuna need pidid nii head olema, siis päike tõi. Nii et niimoodi käruga tuppa ja nüüd siis head isu meile. Nüüd oleme täna siis avastame Roomat. Vana Roomat siis lähme avastama eelkõige. Vatikal. Jah, sinna me lähme homme. See siin peaks olema siis Adrianuse mausoleum ja Adrianuse mausoleumi sild, kus on siis 11 inglit. Startida. No, jah. Mingid vanad varemed, nime järgi peaks see siis olema Largo di Torre Argentina, aga ega ma ei ole selle kohta midagi lugenud, ma ei teagi, mis see on. See siis peaks olema Vittorio. Kahjuks ei mäleta täpselt, mis ta oli, aga igal juhul see ratsanik, mis siin on, et kui oli selle Vittorio avamine, siis selle ratsaniku kõhus toimusid pidustused, vastuvõtt inimestele, kes siis sellega seotud olid, selle monumendi kujundamise ja ehitamisega. Eemalt paistab Kolosseum ka juba sealt taamal, sinnapoole me suundumegi. Oleme siis jõudnud Rooma Foorumi juurde, Forum Romanum, mis on siis antiikaja suurim väljak, kunagine turuplats, poliitilise ja kultuurielu keskus. Ja rajati see siis 7. sajandil enne Kristust. Kunagi oli siis siin üldse lame ja soine org, mis oli ümbritsetud küngastega, siis Palatium, Capitolium, Esquilinius. Ja kõigepealt kujunes see siis raeplatsiks ja ärikeskuseks ja seejärel siis hakkasid siia kerkima marmorsäravad templid, kohtukojad ja turuhooned. Ja sellest sai siis linnaelu kõige kesksem punkt. Ikka hämmastav, et niimoodi säilinud üldse on nii vana asi. Vaatama, kust pileti saab, saaks sisse ka vaadata siis.
pilet pidi 12 eurot olema. Otse ees on meil siis Konstantinuse võidukaar, mis on ehitatud 315. aastal. Keiser Konstantinuse tähistamaks siis keiser Konstantinus suure võitu kaasvalitseja üle. Ja Konstantinus oli siis esimene Rooma keiser, kes tunnistas avalikult, et ta on kristlane, tekitades sellega muidugi suuresti maailma ajalugu, muutis sellega, tekitas pahameelt paljudes ja aitas ühtlasi kaasa ristiusu kiriku väljakujunemisele. Leidsime siis piletisaba ülesse ja see piletisaba hakkab siis siit minema ja ma ei tea, kuhu ta välja läheb. Igal juhul väga kaugele. Oleme siis sisse saanud lõpuks. Kusagil tunnike läks järjekordades ära. Ja nüüd siis oleme siin sees ja vaatame siis ringi. Tegemist on siis antiika suurima amfiteatriga, mis oli mõeldud siis esmajoones gladiaatorite võitluseks ning mahutas siis oma iilgeaegadel kuni 50 000 pealtvaatajat. Ja hoolimata sellest, et neid siia nii palju, et ta mahutas nii palju inimesi, olid need sisse- ja väljapääsud niivõrd hästi tehtud, et kõik sujus nagu väga kiiresti. Probleeme ei tekkinud sellega. Oma nime on siis Kolossium saanud keiser Nero järgi. Ja tegemist on siis 3-kordse hoonega. Selle amfiteatri avamisel siis pidustused kestsid 100 päeva. See oli siis 80. aastal. Kuni 405. aastani toimusid siis siin gladiaatorite võitlused ja kuni 526. aastani olid väga populaarsed võitlused loomadega. Vahepeal ei leidnud siis Kolossium üldse kasutust ja vähenes ka Rooma elanike arv. Nii et seda siis kasutati lihtsalt kivimurruna, ta jäi varemetesse üldse. Kuni siis alles 19. sajandil hakati hoolitsema siis Kolossiumi varemete säilitamise eest. Peamine Kolossiumi ehitusmaterjal oli siis lubjakivist tellised, millest seda tehti. Ja kivid on siis üksteisega ühendatud ainult raudklambritega, et mingit mörti ei ole siin kasutatud. 3 alumisel korrusel on siis välissein ehitatud kaaristuna, igal 80 kaaristut ja üles kinnitati siis mastipuud, mille külge sai panna purjed päikesevarjudeks. Asusid siis müüritud käigud, loomapuurid ja rekvisiidiruumid. Kolossium on siis ellipsikujuline oma põhiplaanilt. Okay, that proves you wasn't wrong. Siin on veel see Konstantinuse võidukaar. Pakuvad kogu aeg igasugust prahti müüa. Ja siis me edasi liigume nüüd mööda seda tänavat siit ülesse. Ja ees on siis Tituse võidukaar, mis asub Via Sacra kõige kõrgemas punktis. Ta on vanim ja kõige paremini säilinud võidukaar Roomas üldse siis. Attika korruse selle pühenduse järgi on siis võidukaar püstitatud oma jumalustatud venna ja eelkäija Tituse jaoks. Püstitas selle siis keiser Dominantus pärast 81. aastat peale Kristust. Ja pühitseb see siis juutide ülestõusu mahasurumist Palestiinas ja Jeruusalemmas. Jeruusalemma vallutamist Tituse ja tema isa poolt siis. Natuke lilleilu ka.
ronimine tasus ennast ära siis või? All on siis Rooma Foorum. Sealt paistab Colosseum. About here. No. I think this was the temple of Julius Caesar, I think. Leidsime siis üles ka selle Boca de la Erita tõesuu, aga me ei julgenud kumbki oma kätt sinna suhu panna. On ju? Tegelikult oli seal nii palju rahvast, et me ei viitsinud seal järjekorras seista. Me nägime eemalt selle ära ja ei hakanud sinna lähedale trügima. Nüüd siis jõudsime Aemiliuse silla juurde ehk Ponte Rotto ja tegemist on siis Rooma kõige vanima kivisillaga, mis ehitati 2. sajandil enne Kristust. Esialgse puidust silla asemele siis. Kunagi ulatas see sild siis üle Tiberi jõe, seesama siin ongi Tiberi jõgi, ühendades siis 2 kallast omavahel, Forum Boariumi ja Trasteveret. Ja see itaaliakeelne nimi Ponte Rotto tähendab siis broken bridge ehk purunenud silda. Me oleme nii palju maha kõndinud ja polegi kaugemale jõudnud. Seda me ka pildistasime. Enne me olime seal üleval. No jah. Aga jah. Nüüd siis oleme jõudnud Kapitooliumi juurde, mis on siis üks 7 mäest Roomas Marcus Aureliuse ratsamonumendiga siis. Kunagi asus siis siin sama nime kandnud kindlus. Rooma usuline ja poliitiline keskus. Kapitoolium asub siis Tiberi jõe vasakul kaldal ja küündib merepinnast 42 meetri kõrgusele. Kapitooliumi väljak on siis Michelangelo projekteeritud. Ei tea, kas ma selle püüan veel kinni, näed, Eesti lipp läheb. Eesti grupp oli siin. Liigume siit allapoole siis linna poole jälle. Tuleb pilti, läks hiljem, siit selle praegu saime. No jah. Mingisugusele väljakule jõudsime, seda ma isegi ei tea, mis väljak see on või mis vants see on, ma ka ei tea. Igal juhul me oleme teel Pantheoni poole praegu. Ja ühtlasi otsime kohta, et tahaks natuke nüüd istuda ja jalga puhata. Ja jõudsime siis Pantheoni väljakule. Iseenesest Pantheon on selja taga ja saime siin ka istuda. Võtsime õlut. Mina tegin ka ajalugu, joon õlut. Nii palav on, et ma olin isegi selleks nüüd juba valmis. Ja edasi siis vaatame seda Pantheoni natuke lähemalt ja siis on veel Navona väljakule plaan minna ja siis vist tänaseks vahepeal vähemalt läheks koju puhkama. Pantheon on siis Vana-Rooma kõigi jumalate tempel, nimetatakse teda. Ning ta on ainus täielikult Vana-Rooma säilinud ehitis. Ja ta ehitati siis Antiik-Rooma jumalate templina umbes 115 kuni 125 aastat peale Kristust Hadrianuse valitsemise ajal.
Antiika ja suurim kuppelehitis, 43 meetrit kõrge ja vanim kupliga ehitis siis Roomas. Tegemist on siis betoonehitisega ja teadlastele on valmistanud palju hämmingut, et kuidas selline ehitis on nii kaua püsti püsinud, kuna ta on betoonist valatud ilma igasuguste betoonsarrusteta, aga teadlased on siis uurinud ja kaasaegsed uuringud siis on näidanud, et kasutatud on seal lisaks vulkaanilist tuhka betoonile hulka segatud ja sellest ta on siis vastu pidanud kõik need igasuguseid maavärinaid ja lahinguid, sõdu, et hoone on püsinud. See kiri siin üleval tähendab, ma kohe ütlen mida, et see kiri siis siin tähendab Marcus Agrippa, Luciuse poeg, konsul 3. korda ehitas selle. Kogu valgus, mis Pantheonis on, tuleb siis üleval asuvast sellest august. Mujalt see hoone valgust ei saa siis. Päris äge näeb välja seest. Ma isegi ei mäletan, ma arvan, et ma olen siin käinud, aga ma ei mäleta. Risti uskuvale teatud. Ma ei tea. Sissepääs oli tasuta kusjuures. See on ka üllatav, tavaliselt on alati siin millegi eest osatakse raha küsida. Praegu käisime seda õlut joomas, siis oli ka 7 eurot õlle eest, et just ütlesime, et nii kallist õlut pole vist kunagi joonud. Aga mõnus jahe on siin sees. Väljas on ikka metsik kuumus praegu, ma arvan üle 30 on kindlasti kraada. Aga siin on kohe mõnusalt jahutab. Ja seda Pantheoni nimetatakse kõigi jumalate templiks ka sellepärast, et siia on siis väidetavalt maetud kõik erinevad jumalad. Siin peaks olema siis kunstniku arhitekti Rafaeli haud. Nagu siis selgus, siis lisaks igasugustele jumalustele on siia ikkagi maetud ka kuulsaid kunstnikke, artiste, arhitekte ja igasuguseid muid kuulsaid tegelasi. Nüüd siis oleme jõudnud lõpuks Navona väljakule. Siin on sammas, mis siis ulatub üle kõikide majade ja ümber samba seda sammast siis ümbritsevad 4 kuju ja jõekes, mis sümboliseerivad siis maailma jagusid. Et Ganges Aasia, Niilius Aafrika, Donau Euroopa ja Rio de la Plata Ameerika. Selle väljaku legendilugu on siis järgmine, et Navona väljak on oma ilu saanud siis tänu Donna Olümpiale, kes siis rahva suu järgi olevat olnud üks õudne mutt. Tugeva loomulist daami kutsuti halvustavalt ka pimpatšaks. Donna Olympia oli pärit Viterbost ja tal ei olnud ei välimust ega ka iseloomu. Et kindlasti aga teadis ta juba siis noorena, et ta vajab võimu ja et selline tagasihoidlik eluviis, nagu isa tema jaoks oli välja mõelnud, ei olnud kindlasti mitte tema jaoks. Ja nii ta siis abiellus rikka mehega, nii et õige pea ta jäi leseks juba 3 aasta pärast ja sai rikkaks. Kuid tal oli vaja ka nime ja võimu ja seepärast leidis ta õige pea omale uue mehe, kelleks oli paavsti vend.
Paavsti vend Giovanni Battista pakkuski aga olümpiale palju rohkem huvi kui tema oma mees ja peagi hakkasid ka rahvasuus levima siis kuulujutud, et olümpiaada ripsutab siis tiiba paavstiga. Ei läinud aga palju aega mööda, kui ta mees suri ja siis oli ta jällegi rikas ja ka nimekas lesk siis nüüd juba ja kehtestas paavsti heakskiidul või õigemini paavst kehtestas olümpiaada heakskiidul siis igasuguseid erinevaid makse, küll toidule, loomadele, millele iganes. Ja nende maksude toel saigi siis see väljak oma praeguse ilme. Et tol ajal kunagi oli siin väljakul igasugused artistid, nälgivad loomad, kerjused, et see väljak ei olnud mitte midagi sellist, nagu ta siis praegu on. Aga koos siis paavsti kaasabil ja olümpiaada selle väljaku siis selliseks kujundas. Oma elupäevad lõpetas olümpiaada aga eksiilis elades. Huvi istub täpselt peas selle. Ütleb see sulle midagi? See maja on Palazzo di Giustizia. Igal juhul oleme selle Tiberi jõe ääres jälle. Ja nüüd liigume mööda jõe kallast natukene edasi. Nüüd siis jõudsime Hadrianuse mausoleumi juurde, mis on siis Rooma mälestusmärkide külastatavuselt 3. ehitis. Hoone valmis siis 139. aastal Hadrianuse mausoleumina ja selle lasigi ehitada siis keiser Hadrianus oma eluajal juba iseendale. Hiljem on siia siis maetud ka teisi Rooma keisreid. Oma praeguse nime Castel Sant'Angelo on see hoone saanud siis ingel Miikaeli järgi, kes siis ilmutas ennast siis paavst Gregorius esimest suurele. Ilmutuse järgi pistes siis oma mõõga tuppe, andis ta paavstile märku hädade lõppemisest linnas ning selle auks lasigi siis paavst siia hoone katusele rajada selle skulptuuri inglist mõõgaga. Sajandeid oli siis tegemist Rooma sõjabastioniga ja ka ühtlasi paavstide varjupaigana. See sild, millel me siis praegu jalutame, see on siis üks Rooma uhkemaid sildu, Sant'Angelo sild ja seda silda kaunistavad siis 10 Kristuse kannatuse sümbolit kandvat inglit. Ja selle silla autoriks on siis Bernini. Ja siin need inglid on siis. Ja see sild ise siis peaks välja viima jälle Navona väljakule, sinna kust me siis tulime just. Ta lubas juhtu poole sadama hakata. Naljakalt rohelist värvi on see Tiberi vesi.